Ja me jätkame oma reportaaži siit lauluväljakult. Hetkel on suhteliselt mõnus vaikus, sest puhkpilliorkestrid on just ära lõpetanud ja mõningad koorid on minemas lava peale. Aga mul on hea meel tervitada sind perekond Tamkivisid. Tere! Tere! Teie olete ka lapsed kaasa võtnud. Kuidas see on siis tulla suurele laulupeole lastega koos? On see tülikas või mitte? No kuna me juba oleme teist päeva, siis järelikult väga tülikas ei ole. Saame hakkama. Kuidas eilne päev teil kulges ja millised olid muljed? Eelmised päeva nägime suhteliselt napilt, kuna me olime rongkäigu jaoks õietunud üsna kergelt ja siia jõudes hakkas ju vihma sadama, et siis me pidime mingil hetkel paari laulu ja lapsed ikkagi ära päästma, aga seniks oli päris võimas. Aga kas siis tunne on selline, et tegelikult tuleb lapsi juba maast madalast kasvatada sellist rahvakultuuri nautima ja õppima seda laulupidu siit külastama? No, me oleme vist mõlemad lapsepõlves ise laulupeol käinud ka esinejatena või kooli ajal, et seda, mida aasta edasi seda toetama, seda on meenutada, et ma usun, et enda lastel oleks samamoodi. Kuidas tänavune kava tundub? Natukene võib-olla häirib see, et on vähe selliseid laule, mida saab kogu perega kaasa laulda. Et võiks olla rohkem, et see on muidugi tore ja koorid peavad arenema ja näitama seda repertuaari, mida nad aastate jooksul harjutanud on, aga natuke rohkem võiks olla selliseid lugusid, mida ikkagi kogu rahvas saab südamest kaasa laulda. Gustav, sina sööd siin parasjagu küpsiseid. Mis sinule laulupeo puhul kõige rohkem meeldib? Laulupeole saan midagi muud teha. Kas teile küpsist on veel midagi toedat, Gustav? Sulle meeldis lippu lehvitada ju? Jaa. Rongkäik ka meeldis, on ju? Jaa. Käisime mammale kaasa elamas rongkäigus. Kui me selle tänase päeva peale mõtleme ja vaatame neid erinevaid lippe, siis Sten Tamkivi, te olete Skype'i juht. Kas Skype'i kõrval on laulupidu ka tegelikult üks selliseid asju, mida kindlasti tasuks maailma eksportida? Eelmine nädal oli Päevalehes arvamuslugu ühelt tipi professor Kattelilt, kes väitis, et õige eestlane on rahvaviietes Skype'i insener. Eks me katsume seda teha. Ja mis on tegelikult, mis mulle väga meeldib, on see, et sel aastal siin kuuleb päris palju teisi keeli, et see ei ole ainult eestlaste pidu. Ja kui ma vaatan ka meie Skype'i kolleegi, keda ma siin kohanud olen, siis on neid ka igalt poolt maailmast. Eile veetsime siin ühe Singapuri kolleegiga aega, et ma arvan, et laulupidu on selline asi, mida nii nagu Eestist on Skype maailma läinud, võiks ka laulupidu rohkem maailmaga jagada. Aga kui seda traditsioonilisust ja uuenduslikust võrrelda omavahel, kas laulupidu võiks veel kuidagi võib-olla innovatiivsemaks või kaasaegsemaks muutuda? Mida me just siia tulles arutasime, et rääkides nendest võõrkeeltest, siis vene keelt kuuleb natuke vähe. Kas mitte ei võiks kaasata paar venekeelset laulu, mis tähendaks, et saaks ka kohalikku vene kogukonda paremini kaasata? Ma arvan, et see võiks olla üks selline ühes hingamise üks võti. Jaa, kindlasti. Ja innovaatilisi asju, näiteks minu absoluutselt lemmikud, rahvuspapud. Et see on täpselt selline asi, kus uus ja vana või selline noored või asi, mida noored teevad või kannavad ja vanad rahvaõidemustrid saavad kokku, et see on väga lahe. Ja tundub, et ka päris paljud teised noored pered on võtnud oma lapsed kaasa ja näitavad neile seda sama rahvakultuuri. Ja eile me istisime seal üleval puude all ja seal olid ainult noored pered lastega põhimõtteliselt. Kogu puude alune oli täis. Tuli ei kustunud ära. Tuli kustub siis, kui pidu lõpeb. See juhtub täna õhtul. Aga suur aitäh teile, perekond Tamkivid, ja soovin ilusat peo jätku. Aitäh!